41-aastane Oleg Kristal on juba turvaliselt Tallinna vangla müüride taga ja kuulab täna videoteel Harju maakohtu otsust. Mees tegelikult juba teab, mis teda karistusena ees ootab, sest tegemist on kokkuleppe menetluses otsuse kinnitamisega. Tunnistada Oleg Kristal karistusseadustiku paragrahv 133 lõike 2.1 järgi süüdi ja mõista talle karistuseks 3 aastat ja 6 kuud vangistust. Kuidas tuli Kristal 20-aastase noore mehe orjastamise mõtte peale, uurimine ei selgitanud. Teada on vaid see, et ta meelitas nad enda juurde tööle, pakkudes tööd IT-spetsialistidele. Oleg Kristal alguses sai tuttavaks ühe kannatanuga. Ta lõi siis kannatanule justkui ettekujutuse, et nad hakkavad koos äri ajama. Sinna kaasati veel üks siis järgmine kannatanu ja algselt nad pidid koos äri ajama. Siis tekkis selline fiktiivne võlg, loodi ettekujutus neile, et see äri on põhja läinud ja pärast seda pidid nad hakkama töötama toidukulleritena, et see fiktiivne võlg tagasi teenida. Ja siis, kui nad hakkasid toidukulleritena töötama, hakati ka nende suhtes siis nii vaimset kui ka füüsilist vägivalda kasutama. Ja siis oli järgmine. Nõue oli noorte ees 200 000 eurot. Noored rabasid tööd teha. Kogutud summa tuli õhtul välja võtta ja Kristali kätte toimetada. Nii toimus see pea aasta aega. Noored elasid Kristali äripinnal. Sõnakulmatuse eest aga karistati. Kasutati ka füüsilist vägivalda, see on tuvastatud, et olid kergemad kehalised väärkohtlemised, sellised solvamised, alandamised, loomulikult ähvardamised füüsilise vägivallaga. Ja oli ka siis episood, kus ähvardati üks kannatanu Türisalu pangalt alla visata. Lõpuks põgenes üks noormeestest välismaale ja andis sellest skeemist politseile teada. Selle peale algatati juurdlus. Lisaks reaalsele vangistusele peab Kristal ka tagasi maksma selliselt teenitud tulu mõlemale noormehele kokku 34 500 eurot. Nad on tsiviilhagid esitanud ja siis tsiviilhagid mõistetakse süüdistatavalt välja ja praeguse seisuga on Oleg Kristal ka mõlemale kannatanule 6000 eurot juba hüvitanud. No Oleg Kristal sai ise ka suurepäraselt aru, et ta on eksinud, aga sellised juhtumeid, kus inimest süüdistatakse orjastamises, ei tule Eestis väga tihti ette. Näiteks hakkab Pärnu maakohus just samuti sellist episoodi menetlema, kus siis terve perekond Kaares, isa Peeter ja 3 poega on orjastamisega seotud. Prokuratuur on esitanud süüdistuse 4 mehele inimkaubanduses ja tähendab see siis seda, et kasutati ära 2 vanemaealist inimest, keda pandi enda kasuks tööle. Pidid 2 kannatanud tegema füüsilist tööd, kuid ise nad selle eest raha ei saanud. Praeguseks hetkeks on süüdistus saadetud kohtusse, on algamas kohtumenetlus. Mõlema juhtumi puhul on olulisel kohal ka teiste inimeste märkamine. Vastavaid vihjeid politseile tuli, kes said aru, et midagi on valesti.